Aastal 1530 on Tallinn rikas kaubalinn, mida teab kogu Euroopa. Seaduse järgi võib Tallinna päriseks jääda see, kes on siin elanud 1 aasta ja 1 päeva. Linnad on nagu inimsööjad hiiglased, neil on kogu aeg inimesi juurde vaja. Vastu lubab linn vabadust neile, kel seda pole. Paljud põgenevadki maalt, päris varjusest linna. Nad jätavad maha oma majad ja karjad ja on linnas nõus tegema ka kõige mustemaid töid. Ka Riisipere mõisniku Ükskülli talupoeg Mattis põgeneb Tallinna. Tema vend Nigul ootab teda juba linna sees. Külades räägitakse kuulujutte, kui hästi kellelgi linnas läinud on. Mõned eestlased on saanud koguni kiviraiduriks või puussepaks. Mattis saab tööd tänavatelt sõnnikut rookides. Kui esimene tööpäev läbi, on vaja vastu pidada veel 1 aasta. Linna on äsja laastunud katk. Minejaid on rohkem kui tulijaid. Maal sama lugu. Mattise linna jõudmisest on möödunud üle aasta. Aga ühel talvisel turupäeval 1535 tõmmatakse Mattisele selja tagant pähe takust kott, seatakse käed ja heidetakse heinavankrile. Von Üksküll on oma sõjasulased Mattist tagasi röövma saatnud. 2 päeva pärast lööb Üksküll Mattise kaikaga maha. Mattise vend Nigul kaebab seepeale Tallinna raele. On toimunud jõhker tapmine. Nüüd peavad jõukad raeherrad oma alamaid kaitsema. Raad keelabki Üksküllil linna siseneda. Sellest hoolimata ratsustab Üksküll 1. mail 1535 koos uhke saatjaskonnaga linna. Linnarahva silma all nabitakse ülbe krahv kinni ja hakatakse temale kohut pidama. Sellest saab üks kuulsamaid Tallinna lugusid mitmeks 100 aastaks. Ma sain sellise kirja. Tervitused. Oleme nüüd umbes 100 inimesest need õiged 12 välja valinud. Ja teie kõik, selle kirja saajad, olete nende seas. Nagu alustavalt kohtumisel rääkisime, kohtume 12. septembril hommikul kell 10. Mis me teeme, on põhimõtteliselt nagu fotojutustus. Peeter Laurits pildistab üles seeria kunstfotosid, mis räägivad selle 500 aasta vanuse mõrvaloo. Sündmuspaigaks Vana Tallinn. Ja palun võtta prillid eest. Ja meie teeme sellest filmi. Kostüümid, grimm, kunstnikud ja rekvisiidid on koha peal. Tule oma tavalises igapäeva riietuses kohale. Vahetusjalatsid kaasa. Lõunapaus on ka ette nähtud. Tõmba juuksed taha. Tänud ette, Jaak ja Kiur. Aitäh, väga tehtud. Ja nüüd ma palun inglit. Nii, vaata nüüd. Pöörame korra siia poole tagasi.
Olen toon veel väiksemaid, tundub väiksemaid. Ärme mässa nende ripsmetega. Muidu ta läheb liiga ilutsemiseks, sellepärast, et ega sealt ma ei usu, et need teispoolsuse saadikud kõigepealt peegli ees käivad omale kunstripsmeid külge panemas. Mul on 5 trenni. Ilurulluisutamine, tennis, ratsutamine, inglise keel ja tikkimine. Ma saan ilurulluisutamist kodu juures pargis ka harjutada, hüppeid näiteks. Aga pimedas ma ei julgeks. Mul on selline tunne, et maa alt tuleb käsi välja ja võtab mu jalast kinni. Eelmine aasta oli siin kraav, kui pandi digiantenni juhet. Kopp kaevas selle lahti, kus enne oli surnuaed, aga keegi ei teadnud. Kopajuht ehmatas vist end surnuks ja jooksis minema. Me läksime vaatama, sest poisid arvasid, et ma ei julge. Seal oli üks lapsekirst, mille kopp oli lahti tõmmanud. Nad lubasid anda 1 000 000 krooni, kui ma panen käe sisse. Selle kirstu sees oli üks asi ja ma võtsin selle endale. See oli silm, mille ma sealt lapse kirstust leidsin. Klaasist silm. Ja see näeb igalt poolt läbi. Sulane Mattias on mõisast põgenenud. Siin on Tallinna raehärra, kes seda linna sümboliseerib. Nii et võta käsi ja näita käega üleolevalt armuliku meeleheaga. Jaa, see on suurepärane. Kogu selle pildistamise mõte on meil nüüd see, et me peame üritama seda teha kuidagi nii, nagu pildistati 16. sajandil. Nagu kogu see emotsioonide, tunnete ja tähenduste virvarr, mis oli, see pressiti ühte fikseeritud ilmesse kõik sisse. Mida ma siis teen? Ma ei saa praegu aru. Sinu funktsioon nüüd selles pildis, selles fotos on olla põgenik. Ja su liikumine ja pagemine, see peab olema külmutatud asendis. Suu natukene lahti, silmad pärani. Vot. Nii, väga hea. Väga hea. Minu jaoks pole Tallinn küll miski vabaduse sümbol olnud. Ei maksa sellest nii suurt numbrit teha. Vabadusega seostub mul see inglise laeva Bounty lugu. Mehed hakkasid keset vaikset ookeanit mässama. Panid kapteni päästepaadile ja saatsid minema. Laeva võtsid endale. Põgenesid ja purjetasid tükk aega ringi. Siis leidsid nad Austraalia juures ühe saare. Seal elasid kakaovärvi naised, pärjad peas. Mehed võtsid need naised endale. Tegid kookospähklitest rummi, elasid seal normaalselt palmi all. Vaat see on vabadus. Ma panen hoobo lahtis kontorimööbli spooni peale. See teeb täpselt 11,5 euri tunnis. Nädalaga 460, kuuga 1840, aastaga 22 080. Ilma puhkuseta. Ja see on juba raha.